Tere! Täna ma räägin teile murranguperioodidest inimese elus. Laias laastus võib öelda, et inimese elus on 4 suurt murrangulist perioodi. Numeroloogias nimetatakse neid tippudeks. Need on elu erinevad perioodid või etapid, millest igaühel siis arvatakse olevat oma teema, energia ja õppetunnid. Ja saab siis sünnikuupäeva, kuu ja aasta järgi neid arvutada ja iga tipu juurde siis kuulub kindel number, mis siis väljendab selle tipu teemasid ja ma räägin teile ka, kuidas välja arvutada, millal siis teil mingi perioodi tippaeg on vanuseliselt. Alustame siis sellest, et tipud jaotuvad nõnda. Esimene periood inimese elus on noorusaeg. See on enese leidmine ja algused. Sellele järgneb varajane täiskasvanuiga, mille kesksed teemad on suhted ja koostöö. Kolmas tipp ehk keskiga on seotud eneseväljenduse, loovuse või siis karjääri tegemisega. Ja 4. tipp on siis elu hilisem pool, mil saabub siis stabiilsus, kokkuvõtted ja tarkus. Näitan teile siis enda sünnikuupäeva järgi, kuidas siis neid etappe välja arvutada. Esimesel slaidil ma võtsin ühe teise näite ka, et näidata, et mis siis juhtub, kui niinimetatud meistrinumber tuleb 11, 22 või 33, siis neid ühekohaliseks me ei taanda. Esimese tipu ma saan nii, et ma liidan oma sünnipäeva ja sünnikuu. Et kui minu sünnipäev on 7. ja kuu detsember ehk 12, siis ma saan 7 + 1 + 2 võrdub 10 ja taandan selle ühekohaliseks 1 + 0 võrdub 1. Nii et minu noorusaja number on 1. Ja selleks, et teada saada, millal siis see tipp on, kus ma olen oma eesmärgid nooruses saavutanud või millal siis need kõige aktiivsemad on, tuleb lahutada numbrist 36 elude number, ehk siis minul aktiveerub see esimene tipp. Igaks juhuks panin näite ka selle kohta, kui sul ei ole meeles, kuidas elude numbrit arvestada, siis siit slaidi näitelt saad vaadata, ehk siis sa liidad kokku oma sünnipäeva, kuu ja aasta. Mina seda tehes saan siis arvu number 5 ja 36 miinus 5 ongi siis 31, nii et esimene tipp on minul vanuses 31. Võid mõelda, mis sündmused sellel eluetapil sinu elus olid. Teine periood ehk siis see varajane täiskasvanuiga saadakse siis, kui liidetakse sünnipäev ja sünniaasta. Minul siis number 7 ja sünniaasta 1975. Ja siin tuleb mul meistri number 11. Ja seda, et teada saada, millal see mul kõige aktiivsem oli, siis ma võtan esimese tipu vanuse ehk 31 oli minul see, sina võta enda oma ja liidan siia number 9. Ja saan vanuse 40, kus siis teine tipp aktiveerus. Kolmas tipp ehk keskiga on siis see, kui ma esimese ja teise tipu tulemused kokku liidan. Minul oli siis 1 + 11 võrdub 12 ja siit saan 3. Jällegi, kui tuleb meistrinumber, siis neid ei taanda. Ja võtan teise tipu vanuse, milleks oli 40, liidan 9, saan 49, olles praegu 50, võin siis öelda, et minul aasta tagasi käivitus siis 3. tipp. Ja viimane eluperiood, 4. tipp on siis sünnikuu ja sünniaasta liitmisel saadud. Minul siis detsember ja 1975
sain numbri 7, kui sina saad meistrinumbri, siis ära taanda ühekohaliseks. 11, 22, 33 jäävad nii, nagu nad on. Ja jällegi võtan eelmise tipu ja liidan 9, ehk siis saan teada, et kui olen 58, aktiveerub mul 4. tipp. Iga tipu number tuleb sümboolselt tõlgendada. Siin slaidil te näete, mida mingi number tähendab. Saate pausi peale panna, oma numbrid välja arvutada ja lugeda. Minu nooruse number oli siis nooruse tipp number 1 oli 1. Iseseisvus, algatus, juhtimine, uued algused, mis on igati sobilik. Teine periood oli mul meistrinumber 11. Järgmisel slaidil on meistrinumbrid näha. Ja siin on siis 11 intuitsiooni käivitumine, inspiratsioon, vaimne ärkamine ja tundlikkus ehk siis 40. eluaastas umbes mul see käivitus. Nii, aga jätan siis selle koha pealt video pooleli, vajadusel siis keri edasi ja tagasi, panen ka siia alla nii-öelda ajatemplid, kus sa kiiresti leiad siis kätte need kohad, kus mida arvutada ja mida miski number tähendab. Ja ma loodan, et sa saad toredaid seoseid tekitada endale, kui sa mõtled, mida sa mis vanuses tegid ja mis eluperioodi tipp sul siis parasjagu oli, mis sul käivitus. Ehk siis kui nüüd mõelda sellele, et minu viimane eluperiood number 7 tipus on, siis vaimne ärkamine ja sügavama tõe leidmine on see, kuhu ma suundun ja mis on minu elu eesmärk. Kõike head, kohtumiseni järgmisel korral.